hakkab juba pimedaks ka minema, et põhiasi, mida metsas teha enne pimeduse saabumist, ongi ehitada endale mingi ase, kus öösel olla, et sipelgad ei tuleks. Ja seda me hakkamegi siis nüüd tegema. On vaja korjata natuke puud ja siis hiljem otsida mingi koht, kuhu see ehitada. Tähendab, siin, mida te näete, on tüüpiline vanade eestlaste puhkease metsas. Koosneb siis tokkidest, mis on niimoodi väikse nurga all paigutatud. Kõige parem nurk on 67 kraadi. Ja siin siis jah, ei olnud see õige tehnika päriselt. Tegelikult, kui me vaatame siin natuke ringi, siis ega me täna päeva jooksul eriti edasi ei olegi jõudnud, et padi on siin sama. On see ka sama hea kui see vanade eestlaste ase. Ja kui ma tegelikult täpsemalt vaatan, siis seal on koobas ka, et ei olegi vaja nagu midagi ehitada. Mõnus karukoobas. Aseme sain ma nüüd valmis. Ja nüüd võiks ka eurooplaslikult käituda ja ajada habet. Kuna mul loomulikult pardlit kaasas ei ole, siis ajame lihtsalt kiviga. Siin metsa all on igasuguseid kivimeid meil. Kõige parem oleks loomulikult veepeegel, aga seda mul ka ei ole. Tajame lihtsalt niisama. Korras. Habe aetud. Suht hea uni oli. Ja esimene asi, tähendab põhiasi isegi, mida hommikul teha, on otsida midagi süüa. Kõht on ka tühi juba. Tähendab, mida me näeme siin, on ehtne karuroop. Ja tähendab, alguses see võib tõesti tunduda natuke rõve, aga kuna hommikusöök on kõige tähtsam söögikord päevas, siis tuleksid korjata välja mõned mitte päris ära seedunud osad. Ehk siis, ja ma näen, siin on üks pähkel. Ja võib-olla ei olnud ka pähkel. Ja tähendab jah, ei ole väga isuäratav, aga lähme edasi. Mida me näeme nüüd seal? On ehtne ossi auto. Ja kuidas tunda ossi ära? Nad on suhteliselt sarnased inimestega. Neil on kandilised pead ja peamised pesitsuspaigad neil on burgeriputkade juures ja loomulikult ka Oosland. Aga mis nende puhul on suhteliselt levinud, on, et nad peidavad oma
sõidukite võtmed kivide alla auto lähedale. Ja ma lähen kohe vaatan, kas seal on see võti. Nagu arvata oli, täiesti rohune maa ja siis üks kivi. Ja ongi auto võtmed. Proovime, kas need on õiged võtmed. Ja ongi, nagu te nägite, võib ennast päästa ka täiesti pealtnäha lootusetutest situatsioonidest. Õigete ellujäämisoskustega saab kõike saavutada. Ja siin auto sees, ma peaks veel lisama, mingi imelik aura, et mis siis ikka? Tüüm põhja ja koju minek. Kuigi mul pardid kaasas ei ole, siis vajame lihtsalt kivi. Parem oleks, kui oleks veepeegel ka, aga peeglit mul ka ei ole, aga noh, enam-vähem peaks saama. Suht epic fail.